Uus Sahravi poliitiline hääl püüab sekkuda ühte Põhja-Aafrika kõige kauem kestnud konflikti, Sahravi rahuliikumine. See ütleb, et lõpetas kohtumised New Yorgis ÜRO diplomaatidega, sealhulgas USA ja Prantsuse esindustega, esitades end pragmaatilise alternatiivina Polisario rindele. Rühm ütleb, et soovib läbiräägitud lahendust, poliitilist pluralismi ja lõppu aastakümneid kestnud ummikseisule Lääne-Saharas. Suur küsimus on, kas see on tõeline diplomaatiline võimalus või lihtsalt veel üks kiht konfliktis, mida on juba kujundanud Maroko, Alžeeria ja konkureerivad esindusnõuded. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud doktor Mohamed Shitu, poliitikaanalüütik ja vanemprofessor Rabati ülikoolist. Doktor Shitu, aitäh, et olete täna meiega i24 News English saates. Minu rõõm. Sahravi rahuliikumine esitab end kolmanda võimalusena Maroko ja Polisario vahel, aga kuidas täpsemalt? Kas nad saavad tõesti olla omamoodi kompromiss, kui nii võib öelda? No ma usun, et nende filosoofia on mitmes mõttes tõesti väga huvitav, sest nad on eemaldanud Polisario rinde sellest ideest, mida see kandis alates 1973 aastast. Et nemad on ainsad Sahravide esindajad. Nüüd on olemas veel üks rühm, kes esindab Sahravi rahvast. Ja see rühm soovib rahu. Ja ma arvan, et nad võivad oma filosoofia, poliitilise filosoofia kaudu olla need inimesed, kes tulevikus saavad Sahara autonoomse provintsi järgmisteks valitsejateks. Kui läbirääkimised selle rühmaga ja teiste piirkonna inimestega lähevad ilmselgelt väga hästi, ma arvan, et nad esindavad täna väga olulist elementi selles probleemis, selles pusles ja uut lahendust olukorrale Saharas ja tõesti loodavad autonoomia plaanile, mille marokkolased esitasid 2007. aastal. USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ütles pärast kohtumist sotsiaalmeedias, et oli tore nendega kohtuda ning lisas, et Sahrawi hääled on pühendunud rahule ja maailm peaks neid kuulma. See on üsna tugev sõnum, mis tuleb USA suursaadikult ÜRO juures. Miks võivad rahvusvahelised organisatsioonid nagu ÜRO olla rohkem valmis tegema koostööd Sahrawi rahuliikumisega kui Polisario rindega? Toetust on nad saanud nii Ameerika Ühendriikide ÜRO delegatsioonilt kui ka prantslastelt, nad kohtusid ka Prantsuse suursaadikuga. See tähendab, et lääneriigid, kes toetavad Maroko autonoomia plaani, näevad selles rühmas väga head lahendust ummikseisule. See peegeldab praegust olukorda ja tõepoolest lahendust, mis viiks marokkolaste esitatud autonoomia plaanini. Nii et ma arvan, et see on väga hea viis, kolmas tee, nagu me ütlesime, ja see pakub väga head lahendust Sahara tulevikule ja Sahravide rahvale, sest see esindab Sahravi rahvast heas valguses ja vastab Maroko rahva autonoomia plaani nõuetele. Kuidas Alžeeria hindab selle alternatiivse Sahravi hääle esiletõusu? Alžeeria lükkab selle alternatiivi tagasi, sest Alžeeria lõi Polisario juba algusest peale 1975 aastal ja on sellest ajast alates rahastanud relvi, kõike Polisario diplomaatilist tegevust. Nii et kui on olemas kolmas tee, tähendab see Alžeeria jaoks läbikukkumist, kes on alates 1975 aastast kulutanud sellele umbes $70 miljardit. Ja ilmselgelt ei soovi nad kolmandat teed, mis vastaks Maroko ja Lääne rahunõuetele ning võiks viia autonoomia plaani elluviimiseni Saharas. Seega ma arvan, et Alžeeria ei toetaks seda. Aga ilmselgelt pole neil selles olukorras, tegelikus olukorras, eriti valikuvõimalusi, sest lääneriigid toetavad Marokot, toetavad autonoomiat ja toetavad kolmandat teed. Kuidas näete seda liikumist, mille grupp on just Ameerika Ühendriikides kokku kogunud, tegelikult koha peal reaalseid muutusi toomas? Ja kui kiiresti võime oodata, et näeme mõningaid neist tegelikest muutustest? Muutus ei pruugi olla nii kiire, kui me kõik loodame, aga ma arvan, et see võtab aega enne, kui Polisario alžeerlased ja ülejäänud maailm aksepteerivad selle MCP grupi pakutud kolmandat teed. Aga ma arvan, et see on hea algus tulevikuks autonoomia plaanile
ja lahendusele Sahara piirkonnas, mis on olnud ummikus juba üle 50 aasta. Dr. Mohammed Chatou, väga tore, et olite täna meiega i24 News Englishis. Aitäh, et jagasite neid mõtteid. Aitäh, et mind kutsusite.